pealkiri on Euroopa häving. Siin on, ma otsin pilte internetist, kombineerisin neid kokku vaheldumisi tekstiga ja tekst toetab minu juttu, et peaks enam-vähem kokku minema. Mõnes kohas, kui ei lähe, siis ei lähe, aga see ettekanne saab ka filmitud. Et siis on võimalik nendel ka, kes siin täna ei olnud, võimalik seda edaspidi ilmselt vaadata, kui see film välja tuleb. Ja kui siis saab panna internetti või kuhugi mujale vaatamisväärsesse kohta. No siin esimene leht on kohe Euroopa 2010 on tehtud niisugune sinine Euroopa kujutis. Rõõmsad inimesed, kõik erinevad Euroopa rahvad, inimtüübid niimoodi kokku võetud ühe pildi peal. Mulle see pilt meeldis internetist. Ja siin on nüüd 10 aastat hiljem, mis oht siin Euroopas on. No ettekanne pealkiri on Euroopa häving. Ja kui need suunad, mis on alanud Euroopa sees ja Euroopa ümber ja kõik need seal keerulised suhted, mis aina lähevad keerulisemaks, ei lähe sugugi lihtsamaks. Tuleb veel täiendavaid keerukusi juurde isegi, mida võib-olla mõne kuu või mõne aasta eest ei osanud mõeldagi, et võib juhtuda, aga tegelikult ongi meil elu on väga kiire. Me ise oleme ka kõik Euroopas, kuigi praegu me oleme Vormsi saarel, mis kuulub Eesti territooriumisse, siis me oleme samal ajal ka Euroopas ja kõik, mis puudutab Euroopat, kui see on häving, siis see puudutab ka meid paratamatult ühel või teisel moel. Ja sellepärast ma tahtsingi sellel teemal just rääkida, et kuidas see tulevik, mis ees kahtlemata tuleb, selles vist keegi ei kahtle, et miks mu tulevik on ees, et kuidas see tulevik meid võiks mõjutada. Muidugi siin on päris palju on mul enda mõtlemise abil ma olen kokku pannud materjalid, mis on avalikult kõik kättesaadavad. Ma ei ole kuskil arhiivides kaevanud, otsinud midagi. Minu eriala ei olegi arhiivindus ja ma ei olegi mingisugune muuseumi eksponaat, ei ole vist viisakas enda kohta öelda, mingi muuseumi rott, kes nüüd istuks kogu aeg kuskil arhiivis ja midagi kaevaks. Mulle meeldib liikuda. Ma olen niisugune liikuv inimene füüsiliselt, kes kõnnib ringi erinevates kohtades ja mulle meeldib siis ka midagi uut leida igal pool. Ja lihtsalt mulle meeldib õppida, on meeldinud kogu aeg ja selline on ka mu mõtlemine, peegeldab minu niisugust liikumist, liikuvat olemust, et ka mõtletes ma liigun üsna palju. Ja siis kokku siis te saate täna sellise pildi, mis ma olen materjalidest kogunud ja oma mõtetes kokku sõlminud. Ja mis siis on 2050, see on 35 aasta pärast, mis on see tulemus? Siin on näha, et Euroopa on tumedam, maakaart on tumedam, siin võib ka tõlgendada, eks ju, nendes piltides on ju ka mõte sees, nii või teisiti. Et kas tulevik on siis tume või? Kas ta on palju tumedam, kui ta oli siis 35 aastat varem ehk praegu. Ja tulemus on küsimärgiga, et seda me muidugi täpselt ei tea, kas ta on tume või hele või roosa või hele sinine või mis ta on, aga praegu on nii joonistatud, et ta pigem on tume. Ja kõige selle informatsiooni peale, mis ma olen viimastel kuudel kuulnud ja tegelikult natuke ka on tilkunud varem, et kuidas ikka Euroopasse tulevad, lausa tuuakse ja lausa kästakse Euroopa riikidel ja rahvastel vastu võtta kuskilt mujalt, mitte Euroopast, mitte Euroopa päritolu teisi inimesi, kes olevat sunnitud oma kodust põgeneda, mis võib muidugi olla õige, aga põgenemise põhjusi on ka erinevaid ja kui ma nüüd kokku võtaks, mis ma tahan selle tänase jutuga öelda, siis minu arvates see ei ole õige lahendus, et tuua väljastpoolt Euroopat inimesi massiliselt
Euroopa sisse elama. Minu arvates see ei ole õige. Et kui on probleemid maailmas, loomulikult nad on. Kas Euroopa peab lahendama? Ma arvan, et ei pea kõiki maailma probleeme Euroopa lahendama, sealhulgas ka meie, kui me oleme Euroopa. Aga mõnes asjas kindlasti Euroopa võiks osaleda, peakski osalema maailma arengutes ja Euroopa peaks mõnes mõttes andma eeskuju. Aga see minu arvates ei ole õige eeskuju, kui lihtsalt on tehtud piirid lahti ja tuhandete ja nüüd on kuuldud ka kümnete või sadade tuhandete kaupa lihtsalt tulevad võõrsid inimesed Euroopasse. Ja mis nendega teha? Täiskasvanud inimesed, enamus meesterahvad, noored ja kust nad tulevad, mida nad on seal õppinud. Ilmselt mitte seda, kuidas elada Euroopas, kuidas siin üldse hakkama saada, kuidas siin kas või tööd teha. Kindlasti mitte seda ja seda niimoodi ei saa ka üle pea kaela neile õpetada. Nii et selle koha pealt mul on üks lause, kui ma kunagi kirjutan raamatu sel teemal näiteks või artikli, siis esimesed 3 sõna on sellised. Vaat nii, siin on nüüd mõned pildid, mis ma internetist leidsin. Tänapäeval on ju internetis, mina kasutan Google'i brauseriks nimetavad seda. Need on kõik välismaa sõnad, Google, brauser, internet. Mitte ükski pole eestikeelne, aga paratamatult see elu on. Ja see ka kaudselt see nagu sümboliseerib seda tänastki ettekannet. Et tegelikult maailm on niivõrd palju seotud, et me ise ei saa enam isegi valida, mida me räägime, milliseid sõnu me kasutame. Meil ei ole võimalik valida. Ma ei saa rääkida nende sõnade asemel mingisugused teisi sõnu, siis neid pole olemas sageli. Ma pean kasutama neid sõnu. Brauserid, Google'id, internet. Aga ma loodan, et te saate aru vähemalt. Et internetist, Google'ist kirjutada sisse mingisugune sisseränne või pigem inglise keeles Europe, migration, kirjutad 2 sõna ja tuleb, kas sa valid sealt filme, videod, valid sealt images Google'is üleval menüüs, siis tulevad pildid kohe väga kergesti. Iga inimene, kellel on võimalus arvutiga internetti minna, saab neid pilte vaadata ja ka omale enda arvutisse tõsta, nagu minagi tegin mõni päev tagasi seda ettekannet kokku panna. Piltide juurde vist parem on minul olla vait, sest pilt räägib ise enda eest. See on siis olemas olev olukord, mida ma olen öeldanud 3 sõnaga, 3 tähega, O. Ja mõni võib hüüatada ka pikalt O. Ja siin on siis väike kokkuvõte sellest teemast, sellest probleemist, Euroopa piiride avamine ja lisaks sellele sisserändajate toomine Euroopasse suurtes hulkades. Selles olukorras, kus nende taust ja tegevuskavad ja kes nad üldse on, kus nad tulevad ja millega nad enne on teinud, on teada. Maailm on avatud, me saame teada iga päev uudistest, kes mida teeb. Mõnda sorti uudiseid on väga palju. Mõnda teist laadi valdkondi kindlasti palju vähem, aga need, mis probleemid on maailmas, nende kohta ju on väga palju võimalik teada uudiseid. Nii et see tähendab Euroopa hävingut, kui need piirid on lahti ja sisserändajad, kõik, kes need on tulnud ja veel lisaks tulevad, kui neid on vaja siia paigutada elama. Ja see häving võib olla väga kiire. Kiire muidugi see on füüsikaline mõõtühing, eks ole, ajaühikus läbitud teepikkus, eks ole, oleneb siis, kui pikk on see ajaühik või teepikkus.
et kiire on siis, kui kiiremini läbitakse teatav ajalühik. Noh, kui on ajalooline skaala, siis võib-olla 1000 aastat või rohkem. Kui on ühe inimese eluea skaala, siis on võib-olla 50 või 100 aastat ühel põlvkonnal, veelgi vähem, võib-olla paarkümmend aastat, nii et olenevad skaalat, mis üksi siis on kiiresti või millisel skaalal see ilmneb, et kas ta on kiiresti või aeglaselt. Et oleneb, mis ajaühikus vaadata, kas ühe kuu, ühe aasta või 1000 aasta kohta muutused, eks ole, siis see väga kiiresti võib olla, et mõne aastaga juba palju muutub. Ja mul on täpsustuseks öeldud, et need muutused olevad nii kiired, et kõiki neid muutusi saavad vaadelda need inimesed, kes eelmisel sajandil on sündinud, isegi need inimesed saavad kõiki neid näha, neid muutusi. Ja selles teemas Euroopa häving on järgmised aastad on kriitilised. Nad on ühted erilised aastad, mida ei ole olnud varem ja mida tulevikus ka selliseid aastaid enam ei saa olla. Kui on, tulevad mingid muud aastad. Ja juhul, kui see poliitika ei lõppe Euroopas, tähendab, kui seda ei lõpetata, iseenesest ta ju ei lõppe, kui midagi sellist on, mis toimub, siis see ei lõppe ju iseenesest, selleks on vaja, seda on vaja lõpetada, kui on soov lõpetada, eks ole, võimaluseks. Ja sel juhul, kui see poliitika ei lõppe, mis praegu toimub, siis mõne aja pärast seda Euroopat enam ei ole olemas, seda Euroopat, nagu me seda tunneme, seda enam ei ole võimalik hävingust päästa. Euroopa saatust jagavad kõik selle piirkonna rahvad ja riigid ja erandeid siin ei ole. No, võiks arvata, et Island võib-olla on erand, et Island on ju väga kaugel kõigest muust Euroopast ja ta on ka küllalt külm maa ja väike maa. Aga nagu me hiljem näeme, Islandis sisseränne on ka üsna suur immigratsioon. Nii et ei saa garanteerida, kui muu Euroopa on kõik ära muutunud, senine kultuur, senine elukorraldus hävinud, siis ei saa ka arvata, et Island jääks erand.